Meie õppeaeda hakkasime tegema 2 aastat tagasi, siis kui me liitusime rohelise kooli programmiga. Linnalaps peab teadma, kus kohast tuleb tomat, kus kohast tuleb kurk, mitte lihtsalt poest, vaid et seda on võimalik ise kasvatada, aga see kasvatamine on väga-väga suur töö. Me olime kasvatanud küll aknalaua peal eelnevalt kõiki neid köögivilju, aga nüüd leidsime, et tuleb hakata tegema ka aeda. Meie lasteaias on kombeks elamus aega lastel õues olla, kuna meil on suhteliselt väikesed ruumid, lasteaiaruumid, siis me veedame oma päeva õues. Et kuumaasikad on tegelikult kuu pealt toodud ja sellepärast nad ongi kuumaasikad ja need, mis on natuke pikemad, need on natuke hapud, aga nad on valged. Meile meeldib kõige rohkem aias istutada lilli ja meile meeldib ka lillede juures olla ja vaadata, kui ilusaid värve lilli on. Kosmoselill on meie lemmiklill, sest sellel on väga ilusad värvid. Tegeluste tegemiseks on väga sobiv kasvuhoone. Ja nii me muretsesimegi kasvuhoone. Kasvuhoonega sai palju nalja, sellepärast et ehitajad panid ta kokku hoopis teises kohas ja siis jalutasid kasvuhoonega siia, nii et lapsed naeravad, et meile kõndis kasvuhoone ise. Siin on meie kasvuhoone ja siin on meie suvenäitused ja siin mulla sees kasvasid suvel väike arbuusibeebi ja siuksed tomatid ja kurgid. Need aknad tulevad siis ise lahti, kui liiga palavaks läheb. Tööd natuke õpetame. Oleme me teinud ka koostööd lastevanemate ja kogukonnaga. Meie aias on suvealguse pidu, kuhu tulevad lapsevanemad ja kogukonna inimesed. Siis Uue maailma tänavafestivali raames on meil Vimmeli õueala. Tore on sügisel see, et lapsed saavad teed teha meie endi kasvatatud maitsetaimedest. Pakume tomatit, kurki, seda kõike, mis meil siin kasvuhoonest ja peenarde pealt tuleb. Meie aia oleme loonud niimoodi, et siin peavad olema kõik söödavad taimed, sest et mitte mingit sellist asja, kui laps kogemata paneb lehe või õie suhu, siis peab see olema söödav. Kasvatame köögivilju, kartulit, eriti armastavad lapsed herneid, ube, porgand oli meil maas, kapsast kaal, kõik, mis on köögiviljast, millest saab suppi keeta. Peale selle on meil veel maitsetaimed, siis piparmündid, erinevad sordid ja lille ka natukene, saialill, mis käib teeks ja on iseenesest ilus. Nagu te enne nägite, siis Kosmos, huvitava nimega lill, mis lastele väga-väga peale läheb. Ja siis nendest kõikidest lilledest ja asjadest, mida me kasvatame, on võimalik lastega tegutseda. Näiteks Kosmose õis sobib väga hästi trükkimiseks.